Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak. Valitsus annab teada, et kaalub streiki. Tegemist saab olema tõenäoliselt üldstreigiga, sest paistab, et läbirääkimised rahvaga ei anna tulemusi ja populaarsus kahaneb üha. Valitsuse nõudmine on, et valitsuse populaarsus kasvaks vähemalt 45%. See oleks populaarsuse kasv, mis tagaks hea töömeeleolu. Valitsus teebki iga päev rahva hüvanguks pikki tööpäevi ja võtab vastu tähtsaid otsuseid ning ei saa samas inimeste poolt vastu mitte ühtegi tänu. Valitsuse üldstreik tuletab inimestele meelde, et hea valitsus ei ole iseenesest mõistetav asi, vaid vedamise asi. Streik kestab esialgu 2 kuud. Ja välismaalt. USA president Donald Trump märkis täna varahommikul sotsiaalmeediakontol, et rahu saavutamine Ukrainas on lähemal kui kunagi varem. Käivad ettevalmistused Putini ja Zelenski kohtumiseks Budapestis ja julgeolekutagatiste arutelud on samuti lõpusirgel. Trumpi plaani järgi pakutakse Ukrainale uut Budapesti memorandumit ja presidendi sõnul oli vana 1994. aastal sõlmitud memorandum üks väga hea memorandum. Julgeolekutagatistega minnakse ka konkreetseks ja kui nüüd sõlmida veel üks memorandum, siis on neid juba 2 ja 2 memorandumit on alati parem kui 1. USA on nõus veel memorandumeid allkirjastama ja koos liitlastega õnnestub allkirjastada 30 memorandumit tunnis, mis peaks olema piisav julgeolekutagatis. Nii kui Venemaa ühte memorandumit rikub, siis on mitukümmend juba ootamas. Ka Venemaa on juba allkirjastanud üle 100 Budapesti memorandumi ja hakkab neid lähiajal ka tööstuslikult tootma. Ja tagasi Eestisse. Valitsus saadab sügisel Riigikogule kinnitamiseks arupärimisseaduse muudatused. Seaduses on mõned uuendused, nagu näiteks peab arupärimise esitanud rahvasaadik peale seda, kui talle on aru antud, ka nägema välja arukam kui enne. Kui saadik on esitanud aga 3 arupärimist, siis peaks ta jätma suhteliselt aruka inimese mulje järgmised 90 kalendripäeva. Pärast mida võib ta uue arupärimisega lagedale tulla, mitte aga nii, et üks saadik esitab ühe istungi jooksul mitukümmend või mitusada arupärimist, aga arukamaks ikka ei muutu. Kui vaatamata intensiivsele arupärimisele mingeid positiivseid muudatusi ei ole täheldada, siis arupärimisõigus võetakse saadikult ära. Riigikontroll aga pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta Riigikontroll alates oktoobrikuust meelelahutusasutuseks. Kui Riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on Riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse ja samuti on selge see, miks Riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Plaksutatakse küll, aga rong sõidab alati ikka vanaviisi edasi. Kuulsite uudiseid.